Kord kuskil maal, jumal seda ise teab, mis aal, elas üks vägev vürst rasvamagu, kellel oli võimatumalt lai persepragu. Nii, et kui sina tahtsid ehitada üle selle perseprao silda, siis kukkusid sina ikka perse kukkunud vendade kilda. Ja kellel võimatumalt suured kellakotid, mis kuhugi sisse ei mahu, topi kuhu topid. Ühesõnaga, see oli üks täitsa unts mees, kelle oma türa otsa ei pruugi näveneda ühegi naise ees. Ja tuleb veel ühte asjaolu üles tähendada, mis sündmustikku põnemust ei pruugi suugi vähendada. Nimelt, kaunimast kaunimal määrinnakul elas vürstitar Tituritu, kelle riigis vaikselt pesitses 10 000 väikest vittu. Ja tehti seal riigis niisugust nalja, et löödi seal joomise ja nikkumise seast välja 2 imelikku meest, pealik peerentaja ning tenorilaulja munakottide veerentaja. Kuna meestel polnud muud paremat teha, pistsid omad munad türad tasku ning võtsid vaevaks vürst rasva oma pealinna astu. Lõid seal 3 päeva lokku, ajasid ilmatuma hulga rahvast kokku ning kuulutasid välja klaverimängu ning kontserti õhtu. Klaverimängust ei tulnud küll suurt midagi välja, seevastu rahvast võis näha ka igasugu nalja. Mehed seadsid oma munad türad üksteise kõrvale ritta, lasid paar laksu meloodilist sitta ja hakkasid kusele. Kusesid suure hardumusega paar eleegilist tuuri, mille jooksul tenorilaulja näitas erilist bravuuri ning poleks juhtunud kogu seda käramüra, kui keset kusemist poleks vääratanud tenorilaulja türa. Nii et vürst rasvamagu, kes vahtis kogu seda etendust ammuli sui pealt, sai kogu selle kuselaadungi kaela mauhti. Alguses kohkusid kõik hirmsasti ära, siis aga tekkis koletu suur kära. Vürst tormas lavale püsti endal mõlemad jalad all risti. Ta karjus lükendavast Toomas Ooris. Jopt või omatt, ega me pole siin mõnes tavernis. 2 häbitud poisi junni siin tund aega demonstreerisid oma munni. No seda juba ei ole. Kadumal peab see riik ja suguvõsa, kust on pärit need tõprad, kelle pärast siin kisa. Ta nägu jäi endiselt jäiseks ja karmiks. Ta keeras oma kellakoti vägevaks valdvormiks. Puhus rinnatäis kolonisseeritud õhku ning üle metsade mägede käikusis võimas sõjahüüdja Kaja. Tulge kokku, me parimad pojad, võtke taas oma tundmused hellad, keerakamad munad türad vinna, meil tuleb pühasse sõtta minna. Tuli siis hea hulk mehi välja, aga näha võis igasugu nalja. Üks mees näiteks sellega aega viitis, et oma kellakottidele viike sisse triikis. Teine roomas maad mööda nagu vihmauiss, kinnitades, et see olevat uusim Jaapani nuiss. 3 toppis endale käbisid persse ja oli kogunud sinna igast perversse. Kuid kõige hullem selles loos oli see, et vürstitar ei teadnudki seda, et tema vastu oli sihitud suur surmaada. Võttis teine parajasti Virtsa vanni, mis praegu olevat moes Afganistanis, ning lugedes uut prantsuse nikkumise romaani, oli järgi jõudnud sinnamaani, kus Graf Vicomte Lacu Perse luges oma toaneitsi vitukarvu, olles ületanud juba miljonise arvu. Siis tormas sisse tema välisminister, kelle käes oli suur ultimaatumiregister. Oh maa ilusam naine, jätta see vitu leotama nagu see ja teine. Sõda on lahti, ei ole nüüd nalja, tule sa kohe nüüd vannist välja. Ütles need sõnad silmapaarile kahele ja tormas minema, jättes ruttu ka munni ukse vahele. Vürstitar ei andnud ka tunnetele voli, vaid tormas alasti, nagu ta oli kohtusaali. Kas tõesti sõda on lahti ning polegi aeg enam nikkumiseks mahti? Just nii vastas siseminister Karvakotski, nähes enda ees kuningliku putsi. 1 2, kas panete aega viitmata kõik relvad maha või lasete panna vürst rasvamaale endal taha? No seda juba ei ole, vastas vürstitar. Koguge kohe kokku oma sõjavägi, lööge pihuks ja põrmuks ja munnide mägi. Nii algas ajaloo veriseim lehekülg, mida vaeva jõuab kirjeldada minu sulg. Kuid nagu räägivad nekroloogid vanemad, Peldiku jõel kohtusid mõlemad malevad. Kuid vürstivägi, nähes üle jõe 10 000 vittu ei suutnud hoida end vaos ja siis algas ajalooline kaos. Mehed tormasid üle vahutava vee, ületades 5 minutiga Peldiku jõe. Püksid võeti maha jõe äärses männikus ja siis algas üks hirmus nikkumine nuss. Kes pani tagant, kes pani eest, aga nuss, see tuli kõigil puhtast südamest. Ja 3. päeva varahommikul, kui lõunast puhus soe ja mahe tuul, lamas jõekaldal 20 000 laipa, kes kõik olid surnud hirmsat nikkumise surma. Oh taevaisa, aita. Nii on lõppenud see lugulaul kole, panen rahuga kõrvale oma väsinud sule. Lõppenud oli vaene viha, sest surnutel pole enam sõdimisi iha. Vangipõlvest vabanedes, mõni meeski häbenedes, sulatõtta tunnistades leiab loivandi pehkinuna, muud asjad mustununa. Pole hoidnud kallimada jalgi vahevarandusta. Asu siis lahkelt kuulamaie, halli pea ennustusta, muisse aja kuulutusta. Kasvata kara kangeksi, karvad kauniks kaariaksi, munad maukaks ja muganda, et poleks tüli töö pärast, jauramiste jaksu pärast, mõminada mõnu pärast. Siis tuleb poegi pealikuti, tütred lausa tündriviisi, 2 kaupa kaksikuida, 3 kaupa kolmikuida, nalja pärast 4kuida, 5 pärast 5kuida. Kes seal mäelt ta munni näitas, kes seal vittu vilgutas, kes seal linda nisa katsus, kes seal valjult peeretas. Kalev mäelt ta munni näitas, linda vittu vilgutas, Sulev linda nisa katsus, Tuuslar valjult peeretas. Läksin alet kündemaie, vajusin munnini mudasse, külm see hakkas tilli otsa, võttis kerad mõlemad. Eite kohe trööstimaie, ära sina nutta poega noori, sa paned terast tilli pääle, sula rauda munni pääle, sinki sita augu pääle, vaskemale vittude vahele.
Teomees se tuli tööltä, heitis parsil puhkamajja, leipa luussa laskemajja, jättis riistaa rippakile ülalt alla vaatamajja, ülalt alla paistemajja. Peretütar peenikene tuli asja uudistama, imeriista imetlema. On see nüüd karukäppa või hullu hundi ända või rebase riistaga vära. Pereema tarka ema mõistis kohe kostis vastu. Ei, see ole karukäppa ega hullu hundi ända ega rebase riistaga vära. See on teomehe tilli, kange ja konuriista, muidsa ja nikuriista. Peretütar peenikene kukkus härdalt palumajja, pisar silmin anumajja, kukku alla kuldapulka, kukku otsa kubemesse karvadeni karikasse kahe kannike vahele. Ma Maarja surnuaias mõtteis veetsin mõne tunni. Teed viimast viidavat ma nägin suurt ja karvast munni. Ta sarka seirasevad roosad putsid, kes raskes leinas uriini kollast nuntsid. Ja väikseid vitte sabas vooris, neil leinamõsti tõmmatud kliitoorid. Nad roosikrantsil rõõmurõngaid veeretasid ning Chopini leinamarsi taktis perseid peeretasid. Oo surm, miks olid nõnda karm ja võtsid meilt sa ära, me viimse elurõõmu kara. Nüüd liivsu haua kohal vajub littu, ei rõõmustas enam ühtki kurba vittu. Kuid olgu nii, muld olgu kerge kanda sul ning närigu sind ussid, küll teises ilmas edasi sa jällegi meid nussid.